kui sa oled sündinud 13., 4. või 22. päeval, siis kui sa nüüd natukene mõtiskled oma lapsepõlve peale, siis ja kui sa mõtled enda peale, et milline sa olid, sa oled arvatavasti hästi-hästi selline elav, noh, kas poiss või tüdruk, eks ju. Et sa ei püsinud puus ega pudelis ja väga paljud imestasid, et kuidas sul nii palju energiat on. Ja tihtipeale sa võisid magama jääda lihtsalt niimoodi põmm ja magasid ja hommikul ärkasid üles, hakkas kohe selline prrr, kohe pihta. Ja sul on ideid, energiat ja tihtipeale sa ajad oma kaaslast väga närvi sellega. Ja ma võiksin ütelda isegi sellise lause, et lapsepõlves oled sa, arvatavasti sa oled saanud rohkem vitsa kui süüa äkki, noh, ma ei tea, niimoodi jubedalt öeldes. Ja kindlasti oled sa kokku puutunud kooli kiusamisega, võib-olla või oled hoopis ise olnud kiusaja, sellepärast et sul on nagu mega palju energiat. Ja pane siia kommentaaridesse pluss, kui sa oled sina, kas tundsid ennast ära, ja miinus, kui see absoluutselt sinuga ei seondu kuidagi. Ja peatselt tuleb YouTube'i uusi videoid selle kohta, nii naised kui mehed, siis millised numbrid, millis päevadel sündinud on kõige õudsemad, kui nad liiguvad miinuses oma elus. Ehk siis ei ole halbu ega häid inimesi, vaid lihtsalt me ise saame teha oma valiku, kas me tunnistame oma vigu ja keerame need plussi poole peale ja hoiame silma peal sellele, et me oleksime kogu aeg positiivsed. Aga on teatud päevi, kui me lihtsalt ei jaksa ja ei jõua. Aga kallis number 4, 13, 22, kommenteeri siia kas pluss või miinus. Ilusad päevad, tšau!